Tere tulemast selle aasta viimasele jõulude-eelsele loengule. Ja täna me teeme erandi, võib-olla te olete juba ka tähele pannud varem, et kui ma olen kusagil reisil käinud, niisuguses kohas, mis on rohkem või vähem meie loengusarjaga seotud, siis ma püüan võimalikult ruttu pärast seda reisi rääkida oma reisi muljetest. Ja täna katkestaksimegi seda tavaprogrammi, mille järgi me peaksime Süürias olema. Ja selle erandi raames ma räägiksin, nagu see pealkirgi ütleb, uuest reisist pühale maale. Selle aasta novembri lõpus, detsembri alguses käisin ma oma noorima poja Joosepiga reisil pühal maal, nii Iisraeli aladel kui ka Palestiina omavalitsuse aladel. See ei olnud kummagi meie jaoks esimene kord seal käia. See maa, need inimesed, need kohad, mida me seal külastasime, need on niisugused hästi minu jaoks ja mu poja jaoks väga fascineerivad kohad ja fascineerivad inimesed, aga ka need geograafilised elemendid, kõrb ja mäed ja jõed ja järved, mida me oleme seal külastanud, on niisugused, kõik need looduse elemendid on väga mõjukad vähemalt meile olnud ja kui võimalus on, siis ilmselt me läheme ikka ja jälle uuesti sinna tagasi. Ka need vanad linnad, kus me oleme käinud või kus me seekord käisime, Jeruusalemm, Hebron, Nablus, Jeeriko, Betlem ja teised on niisugused väga võluvad kohad koos loomulikult sealsete inimestega, nii juutide kui araablastega. Joosepi jaoks oli see reis esiteks puhkuseks ja teiseks, ma arvan, et hariduslikuks jätkuks. Eriti nooremate inimeste jaoks on ju reisimine tegelikult üks niisugune kasvatuselement, mida nõukogude ajal, minu nooruse ajal oli suhteliselt raske läbi viia, aga ikkagi sai ju käia Venemaal ja mujal nõukogude osades, aga mida nüüd on õnneks noortel inimestel jaoks palju lihtsam läbi viia. Enda jaoks ma võtsin seda reisi kui ettevalmistust selle loengu läbiviimiseks, mida ma siin täna kavatsen esitada. Päris mitmed inimesed on pärast seda reisi ja ka enne reisi tegelikult juba küsinud, et kas need ohud, kas sealsed ohud ei hoia meid tagasi sinna reisimast või kas need ohud olid ka mingid ohtlikud ohud. Ma pean kohe tunnistama, et mina küll mingisugust ohte ega riske seal ei kogenud. Ei lennanud seal ei mürsud, raketid ega kuulid. Inimesed tänavatel, turgudel, söögikohtades ja mujal olid täiesti normaalsed tavainimesed, käitusid igapäevaselt. Ma ei märganud ka, et politseid või kaitseväge oleks rohkem seal tänavatel kui varasematel kordadel ja mööda Palestiina alasid rännates ka minu arvates niisuguse kontrollposte polnud sugugi rohkem kui tavaliselt. Me rändasime seal üsna palju ringi ja selle rännakute jooksul üks kord küsiti minu käest passi. Seal oli väike mikrobussitäis ringi uitajaid ja sõjaväepatrull pidas kinni ja küsiti ühte passi ja ma istusin bussijuhi selja taga, ma reageerisin kõige kiiremini, andsin oma Eesti Vabariigi passi. See naissõjaväelane, kes kontrollis mu passi, ta kulutas umbes
30 sekundit selle uurimise peale ja andis tagasi ja mingisuguseid probleeme ei olnud, nii et mina igatahes Iisraelis ja Palestiinas hiljuti rännates ei kogenud mingisuguseid suuremaid riske, suuremaid ohtusid, kui seal tavaliselt oli. Ma mäletan, kui ma esimest korda käisin, see oli vast üks tosinkonda aastat tagasi, siis oli ikkagi Jeruusalemma ümbruses oli niisugused aerostaadid üleval, kus olid jälgimiskaamerad ja öösel nii mõnedki korrad kuulis helikopteri lendu Jeruusalemma kohal. Nüüd ma ei näinud ühtegi helikopterit seal. Ega need aerostaadid on ka juba kauge minevik pigem ajaloolastele uurimiseks. Nii, ma räägiksin täna kõigepealt natukene Jeruusalemmas olemisest. Ja siis ja teise poole räägiksin sellest, kuidas me Joosepiga rändasime mööda Palestiina omavalitsuse alasid või see, mida nimetatakse emba-kumba, kas lääne kaldaks, kui on nimetajad palestiinameelsed, või Samaariaks ja Juudaks, kui nimetaja on Iisraeli-meelne. Kuna ma olen mõlemameelne, siis ma püüan vähemalt kasutada kord ühte nimetust, kord teist nimetust, et mitte pahandada kumbagi poolt või tulemuseks võib olla see, et mõlemad pooled pahandavad, aga ma pean ennast nii Palestiina kui ka Iisraeli meelseks niimoodi. Nagu ma ütlesin, selleks baasiks, kus me ööbisime, oli Jeruusalemm ja me olime seal ühes hotellis, kus me oleme alati olnud. Jeruusalemma ühes hotellis, kus me kõikidel kordadel olen seal ma ööbinud ja öömaja saanud ja see on, ma ei tea, võib-olla kui te olete Jeruusalemma vanalinnas ringi uidanud, siis te olete võib-olla ka näinud seda hotelli. See on ta praegune nimi, ma arvan, et viimased 100 aastat on ta nimi võib-olla olnud New Imperial Hotel. Ta on Jaffa värav, nii kui te Jaffa väravast sisse lähete, 50 meetrit vasakut kätt on. Ma nägin ühte vana pilti seal, fotot, kus oli näha, et ta oli New East Imperial Hotel. Nii et ta kunagi on teise nime all olnud. See on kristlaste kvartalis Jeruusalemmas ja selle omanik on, see on ühe perekonna käes olnud juba ligi 80 aastat, see praegune omanik on Abu el-Walid Dajani, mitte see patriarh, vaid see erariietes mees, see on niisugune vana Araabia džentelmen, ta on 40. aastatel, tema vähemalt väidab, et ta teab mind esimesest korrast peale, et ta teab kõiki oma kundesid ja eriti mind ja ta on hästi sõbralik ja väga jutukas ja ta on kuskil 40. aastatel Šveitsis õppinud hotellimajandust, aga see hotell oli juba tema perekonna käes tunduvalt varem enne teda ja see kinnistu, kus see hotell on, see kuulub Jeruusalemma patriarhaadile, siin ta ongi oma sõbra patriarhi Theophilus kolmandaga. See kõigil soovitan, kes tahavad Jeruusalemmas käia, sinna hotelli minna. Tõsi, see hotell ei ole kõige odavamate kirjas. Ta on kallim kui hostelid või kui näiteks seal on mitmete kloostrite juures on ööbimisvõimalused, need on kindlasti odavamad. Teisest küljest väljaspool vanalinna on terve hulk kaasaegseid, väga moodsaid hotelle ja võrreldes nende kaasaegsete väga moodsate hotellidega on ta suhteliselt ikkagi odavam. Vähemalt mina tänu sellele, et ma siin loenguid pean, saan aeg-ajalt käia Jeruusalemmas ja seal hotellis mõned päevad elada. Ta on niisugune, see hotell
ma arvan, et see väline kujund, väline pilt vastab tema sisemisele pildile üsna hästi. Kunagi elas seal mõnda aega näiteks Selma Lagerlöf ja ma arvan, et seda sisustust ei ole väga palju pärast tema elamist eriti muudetud. Sinna jah, ei saa öelda, et seal poleks kunagi remonti tehtud, aga see sisekujundus on ikka niisugune, nagu ta on ilmselt alati olnud. Need hommikusöögid, mida seal pakutakse, on niisugused tüüpilised levantlikud hommikusöögid, millest vähemalt mina tundsin suurt rõõmu. See perekond, kellele see kuulub, see Abu el-Walid Dajjani. Dajjanide perekond on üks Jeruusalemma vanemaid araablaste perekondi. See hotellijuht ise ütles, et 800 aastat, mina leidsin, et kuskil 700 vist on õigem öelda, et nad on 700 aastat Jeruusalemmas olulist rolli etendanud. See on, Dajjanidel on kaks haru, suurem haru on moslemid ja väiksem haru on kristlased. Tema oli, nagu see piltki ütles, ta on ida-ortodoksne kristlane. Kuigi ta ise ütleb, et ta on suhteliselt sekulaarne, et ta ei ole väga aktiivselt praktiseeriv ida-ortodoksne kristlane. Nii, aga selle hotelli puhul veel üks märkus, mille pärast, mis on see kõige tähtsam asi selle hotelli juures, millest mina kõige rohkem rõõmutun, see on hotelli katus. Kõik hotelli elanikud võivad hotelli katusele minna ja see on, kui te kujutate ette Jeruusalemm, ta on Vana-Jeruusalemma lääneosas, nagu ma ütlesin, Jaffa värava juures. See maastikureljeef on niisugune, et Jaffa värava lääneosas on ta kõrgem, siis ta läheb allapoole orgu ja siis ta tõuseb uuesti Templimäe juures ja pärast Templimäge läheb uuesti orgu ja siis tuleb Õlimägi. Ja selle hotelli katuselt on perfektne vaade kogu sellele Jeruusalemmale. See on niimoodi, et mina käisin seal õhtuti pimedas rääkimas oma Teamsi programmi abil oma Tartu ja Tallinna sõpradega. Ja püüdsin neile näidata seal oma tahvelarvuti abil seda pilti, seda vaadet, mis on nii päeva ajal kui ka pimedas on ta täiesti erakordselt nauditav. Juba selle vaate pärast tasub minna sinna hotelli ja selle hotelli pärast tasub minna Jeruusalemma. Niimoodi. Kuna me mõlemad Joosepiga olime varem käinud Jeruusalemmas, siis me saime seal nii mõnedki niisugused, minu arvates kohustuslikud kohad vahele jätta seekord ja pühendada nendele kohtadele, mida võib-olla nii kohustuslikuks ei peeta. Me ei käinud näiteks Templimäel sugugi, me ei käinud Iisraeli muuseumis, sest me oleme seal mõlemad käinud, aga me käisime Iisraeli muuseumi, ma tuletan meelde, et Iisraeli muuseum on üks olulisemaid muuseumeid Jeruusalemmas ja kes esmakordselt sinna läheb, see on ikkagi minu arvates kohustuslik, see annab üsna korraliku ülevaate Iisraelist ja just juudkonnast. Ja eriti on muidugi selle muuseumi puhul oluline see muuseumi paviljon, mis kannab nimetust Raamatupühamu. Raamatupühamu, mis on, kus te võite näha Surnumere tekste, kus te võite näha niisugust asja nagu Aleppo kroon. Aleppo kroonist me ei ole veel loengutest rääkinud. Ma arvan, et järgmine kord, kui me oma selle programmiga normaalselt edasi läheme, siis me jõuame ka niisuguse asja juurde nagu Aleppo kroon. Aga Aleppo krooni võib ka seal selles näha. Aga seal, see on pilt sellest, kus me ei käinud. Aga me käisime Iisraeli muuseumi konkurentide juures. Iisraeli muuseumist paarsada meetrit eemal on Piiblimaade muuseum. Siin on näha ka, ma ei tea, kas te näete lugeda, Bible Land Museum, Jerusalem. See on, nagu ma ütlesin, ta on Iisraeli muuseumi konkurent. Ta on kindlasti vähem populaarne kui Iisraeli muuseum. Igatahes, kui me seal käisime,
ja me käisime seal, siis need saalid olid niimoodi, üksikud inimesed käisid seal. Iisraeli muuseumis on alati suhteliselt palju külastajaid. Ta on oma näituse, oma ekspositsiooni pindalalt vähemalt sama suur kui Iisraeli muuseum. Kui Iisraeli muuseum on eelkõige just nimelt juutide ajaloomuuseum, siis nagu see nimigi ütleb, see muuseum on Iisraeli ümbruskonna muuseum. Alates Egiptusest kuni Pärsiani välja, see on minu hinnangul väga hästi esitatud ekspositsiooniga ja rahulikult hea meelega soovitan kõikidele, kes satuvad sinna ja kui teil vähegi aega jääb üle Iisraeli muuseumist, siis seal lähedal käia selles piiblimaade muuseumis. Teine muuseum, kus me käisime, ta on mul varem juba silma jäänud, aga ma ei olnud kunagi sinna sattunud, see on Islami kunstimuuseum. Islami kunstimuuseum, ta on väiksem muuseum kui see piiblimaade muuseum, ta on erainitsiatiivil, erakapitali peale loodud. Ma olen käinud Kairos ja Teheranis ja Istanbulis ja mujalgi islami kunstide muuseumites ja kunstimuuseumites ja teda võib rahulikult panna nende maailma paremate muuseumitega sellealaste muuseumitega ühte ritta. Ta oli hästi korraldatud ekspositsioon selles mõttes, et ma ei ütle, et saksa täpsusega, lihtsalt väga korralikult süstemaatiliselt esitatud ja isegi lihtsalt põgusalt, kui läbi jalutada, siis saab niisuguse terve ajaloolise süstemaatilise pildi islami kunstiajaloost, aga loomulikult ta väärib seda, et ka põhjalikult neid objekte seal silmitseda ja uurida. Ja kolmas muuseum, mida tõsi, seal ma käisin üksinda. Joosep eelistas sel ajal Uuslinna peale minna noore inimesena. Kolmas muuseum on Jeruusalemma vanalinnas. Nagu te teate, Jeruusalemma vanalinn, mis territoriaalselt on kuskil umbes Tallinna vanalinna suurune, elanikkonna poolest muidugi palju kordi suurema elanikkonnaga, see on kvartaliteks jaotatud. See on 4 kvartaliks jaotatud, aga tegelikult iga kvartali sees on veel erinevaid nii-öelda subkvartaleid või alamkvartaleid, sektoreid, piirkondi ja nii edasi, kus näiteks kristlastel on, eks ole, Ladina patriarhaadi piirkond ja siis on Ida-ortodokse patriarhaadi piirkond ja siis on seal Kreeka katoliku piirkond ja siis on luterlaste piirkond ja anglikaanidel on oma piirkond, etc. Moslemitel on näiteks väga põnev, on sudaanlaste piirkond, see on üks niisugune tänavajupp, kus ajalooliselt on elanud sudaanlased, mustad moslemid, keda vanasti kasutati Templimäe väravate valvuritena. Vanasti olid kõik need Templimäe väravate valvurid, neid väravaid on seal päris mitu, need olid kõik niisugused pikka kasvu mustad moslemid, sudaanlased. Ja ka Armeenia kvartalis on näiteks olemas, sellest on vist varem ka juttu olnud, on Süüria kristlaste sektor olemas eraldi oma kloostriga ja mõningate Süüria poodidega, mitte Süüria Araabia Vabariigi, vaid Süüria kristlased, need, kes vähemalt teoreetiliselt peaksid kodus omavahel vana Süüria keelt rääkima. Aga Jeruusalemmas on nii vähe, et nad kipuvad seal araabia keelt rääkima. Nii, ja juudi kvartalis oli vanasti eraldi alamkvartal, mis oli karaiitide piirkond. Karaiidid, enda nimetus on Bnei Mikra
kui eesti keelde panna, siis ta on pühakirja pojad, pühakirja poegade väike kvartal oli. Kogu juudi kvartal ju hävitati ära 48. aastal, siis kui Jordaania sõjavägi Briti kindralite juhtimisel, ei saa ma siin mürgiselt märkimata jätta, Briti kindralite juhtimisel Jordaania sõjavägi vallutas Ida-Jeruusalemma ja sealhulgas ka Vana-Jeruusalemma, juudi kvartal hävitati ära, samuti hävitati ära ka karaiitide kvartal. Karaiidid on üks kahest suurest judaismi harust. Üldse kogu judaismi võibki jagada kaheks haruks: karaiitlus ja rabiinlus. Rabiinid on kõik meile teadaolevad, üldiselt meile teadaolevad juutide rühmad, kelle religioossete kogukondade eesotsas on rabid. Ja rabiinlust, ütleme teoloogiliselt, religioonilooliselt iseloomustab niisugune nähtus nagu Talmud. Selle vana rabiinliku arusaama kohaselt, kui Jumal andis Moosesele Toora, see tähendab seaduse või käsuõpetuse, kirjalikult tahvlite näol, siis sinna juurde olevat Jumal andnud veel ka suulise käsuõpetuse, suulise seletuse selle kohta. Ja seda suulist seletust olevat antud edasi põlvest põlve, Moosesest alates, kuni selle ajani, kui roomlased pakendasid juudid nende kodumaalt. See on siis teisel-kolmandal sajandil, siis olevat juudid hakanud mõtlema, et kuna rahvas on üle maailma laiali pillutud, siis tuleks see suuline õpetus kirja panna ja siis pandigi kirja see suuline Toora. Niimoodi sündis Talmud. See tähendab, et rabiinlust iseloomustab Talmudi olemasolu. Talmud ei ole võrreldav oma pühaduselt Taanakiga, mida kristlastel on kombeks kutsuda Vanaks Testamendiks, vaid ta on mingil moel püha kiri, aga ta ei ole oma kaalukuselt võrdne selle päris pühakirjaga, aga tal on mingil moel pühalikkuse moment, sakraalsuse moment olemas. Nii, aga pärast seda, kui Talmud oli niimoodi kirja pandud ja tal oli oma koht sakraalsete tekstide hulgas, siis osa judaiste ei aktsepteerinud Talmudit kui Jumala poolt antud ilmutust. Need olidki karaiidid, kes ütlesid, et Jumala ainus ilmutus on Taanak ehk kristlaste poolt nimetatud Vana Testament ja kõik see Talmudi asi, see on inimeste väljamõeldis, sellel ei ole mingisugust tähtsust. See toimus kuskil umbes 8. sajandil ja siis võikski rääkida, et sellest alates see judaism harunes kaheks suunaks: rabiinlik suund ja karaiitlus. Mingitel, ütleme, teise aastatuhande alguse sajanditel oli nii mõneski piirkonnas oli umbes karaiite ja rabiine umbes ühepalju. Neid oli 50% ühte, 50% teist, aga aja jooksul see karaiitide osakaal on langenud. Tänapäeval väidetavalt või oletatavalt või hinnanguliselt on Iisraelis umbes 40 000 karaiiti ja mujal maailmas umbes 10 000. Nii vähemalt karaiidid ise mulle ütlesid. Kuidas nad said öelda? Ma käisin seal, see karaiitide vana piirkond Jeruusalemma juudi kvartalis.
mis sai kõvasti kannatada Jordaania okupatsiooni ajal. Kui 67. aastal Iisrael selle üle võttis, siis suur osa, ma ei oska öelda, kui suur osa, aga üsna suur osa sellest juudi sektori maast natsionaliseeriti. Kaasa arvatud see karaiitide piirkond. Tõsi, Iisraeli riik võimaldas karaiitidel taastada oma väikese keskuse selle koha peal. Selle koha, seal neil oli enne seda oli seal karaiitide sünagoog, see sünagoogi varemed olid alles, see taastati ja see võimaldab praegu karaiitidel öelda, et nende sünagoog on Jeruusalemma kõige vanem sünagoog, mis võib iseenesest õige olla. See on väidetavalt kuskil umbes 800 aastat vana. Neil on seal oma keskus, seal juudi sektoris, juudi kvartalis, neil on oma keskus, oma sünagoog ja oma muuseum. Ja juba eelmine kord ma üritasin sinna minna. Neil on ilusasti väljas on silt, karaiitide keskus, muuseum, avatud hommikul kella 8 kella 2 pärast lõunat. Helistada, kui on mingi muu huvi, siis võib helistada ära toodud telefoninumbrid, mille helistada. Eelmine kord mul igatahes ei õnnestunud. See oli kinni, ei õnnestunud sinna minna. Seekord ma läksin jälle sinna õigeaegselt, kui ta pidi lahti olema, ei olnud lahti, oli kinni. Ilus trellidega raudvärav on seal ees ja siseaed seal ja siis ma helistasin, aga seal oli 3 numbrit toodud, esimene number ei võtnud vastu, teisel numbril võttis vastu üks noorem mees, kes kahju küll ei osanud inglise keelt, peaaegu üldse. Ja mina olin suurema osa oma heebrea keelest ära unustanud. Ikkagi natukene niimoodi pikalt rääkides saime nii palju, vähemalt mina sain nii palju aru, et tulla ülehomme hommikul. Ja siis ma ülehomme hommikul läksin, jälle oli kinni see. Ma käisin seal ümber selle kvartali, ikka oli ta kinni seal. Ja siis mul sisetunne ütles, et istu ja oota siin. Küll see sul lahti tehakse. Ja tõepoolest ei läinud mööda rohkem kui 2-3 minutit ja üks noormees tuligi sealt seestpoolt sinna ukse juurde ja tahtis välja minna, aga mina astusin ette, ütles, et ma tahan külastada. Siis tal ei jäänud midagi muud üle, kui mind sinna sisse lasta ja seal näidati filmi ja siis ma käisin kogu selle ekspositsiooni läbi. See on niisugune suhteliselt väike muuseum, aga niimoodi hoole ja armastusega tehtud karaiitide enda poolt. Kõik need seletuskirjad on seal heebrea ja inglise keeles ja siis see noormees lasi mind sinna sünagoogi sisse. See on karaiitide sünagoog keset Jeruusalemma. Karaiidid on ja küllap nendest me oleme rääkinud, nendest Krimmi karaiitidest ja Türgi karaiitidest ja meil tuleb, kui ma Aleppo juurde jõuame Süüriast, siis meil tuleb jälle karaiitidest natuke juttu. Neil on, kui vaadata, kui võrrelda, ütleme, Ashkenazi või ka Sefaradi juutide vagadust, sünagoogi vagadust, käitumist sünagoogis ja vaadata karaiitide vagadust sünagoogis, siis see karaiitide vagadus tuletab natukene meelde moslemeid. Nemad ikka, ütleme, sünagoogi jumalateenistuse ajal neil on vaibad on siin põrandal, suure osa ajast nad põlvitavad. Nad nii samad vagad liigutused nagu moslemitel on. Sünagoogi tulles nad võtavad jalanõud ära sokkide vahel. Et see ei ole mul välja mõeldes, just kui ma oleks seal käinud, mul on ka tõend olemas. Näete, siin ma olen selles samas sünagoogis ja olen sokis seal.
sest et jalanõud tuli välja jätta ja mul on isegi kipa on peas, sest normaalne mees ei ole sünagoogis ilma kipata. Niimoodi. Mõningad, ütleme, moslemid ütlevad, ja need karaiidid, need on üle võtnud meie vagaduse elemente, see, et põlvitatakse, et sünagoogi teenistuse ajal istutakse põrandal. Tegelikult on ilmselt ikkagi vastupidi, sest et islam on sündinud judaismi pinnalt, mitte vastupidi. Kuigi jah, Jeruusalemma ülem mufti mõni aasta tagasi ütles, et islam on vanem kui judaism, aga see on tema privaatne arvamus. Niimoodi. Veel natukene Jeruusalemmast mõned märkmed ma nimetaksin või lühidalt räägiksin kolmest kultuskohast, mida ma või me koos, mõnikord Joosepiga koos, mõnikord üksinda ma külastasin. Loomulikult seda kohta, kes on Jeruusalemmas käinud, tunneb vast selle hoone ära, mitte ainult hoone, vaid see redel. See redel on seal sajandeid olnud. See on sajandeid olnud, see pilt on tehtud umbes 10 päeva tagasi, nii et Jeruusalemmas on kõik muutumatu. Kõik see maailm on stabiilne, mingisugust ohtu maailmale ei ole, see redel on edasi, nii nagu ta on seal tõepoolest, ta on vist vanimad märkmed on kas 18. sajandi algusest, aga võimalik, et ta on seal veel paar sajandit varem olnud see redel. Jah, see on Püha Haua kirik või nagu ida-ortodoksed kristlased ütlevad, ülestõusmise kirik. Naostes Anastasios. Anastassi ülestõusmine või Anastasia, need nimed on kreekakeelsest sõnast Anastasis ülestõusmine. Nagu ma siin loengu alguses ka ütlesin, praegu on Jeruusalemm turistidest, palve ja rändajatest suhteliselt tühi. Seal ei ole niisugusi suuri rahvamasse, nagu seal mina olen varem näinud ja seetõttu ka Haua kirikus ei olnud nii palju inimesi nagu tavaliselt ja seetõttu ma võtsin lihtsalt ühe suurema osa tööpäevast ja läksin sinna üksinda, istusin ühes kabelis ja teises kabelis ja lasin sellest asjast kõik endast läbi minna, mis seal on. See tähendab, et tulemuseks oli ka see, et mul tekkis, eks ma olen seal ju varemgi korduvalt käinud ja raamatuid lugenud selle kohta ja artikleid, aga lihtsalt tekitasin endale seda ruumi kujutust, kuidas on üks või teine koht asetatud, kuidas nad on suhtes omavahel. See ülestõusmise kirik või Haua kirik, kuidas keegi tahab seda nimetada, on ju tegelikult, ta on üks kirik, suur kirik, mis on täis väikseid kirikuid seal sees, enda sees. Ja kabeleid ja kui ma seal nüüd käisin, siis mul tekkisid pildid, kus on siis kõige madalamast, kõige alumisest, kõige sügavamast risti ülesleidmise kabelist, mis on keldrikorruselt veel allapoole minna, veel keldrikorrus, kuni selle kiriku katuseni välja, kus ju asub tegelikult etiooplaste klooster. Ja etiooplaste kloostri kõrval, ta ei ole päris selle kiriku katusel, aga ta on samal kõrgusel, kui etiooplaste klooster on koptide klooster. Ja siis ma püüdsin kogu sellist tervikpilti saada, mis varem on raske olnud, kui seal on hästi palju rahvast siis ja palju sagimist aga mul jäi mulje, et pärast seda tubli osa tööpäevast seal istumist, et mul on nüüd pilt selge. Ja siis, kui ma pärast läksin hotelli ja vaatasin internetist informatsiooni siis ma sain aru, et tegelikult mul on ikka väiksem osa sellest.
sellest ülestõusmiskirikust ruumiliselt selge, kus midagi on, sest seal sees on veel terve hulk väiksemaid kabeleid, mida ma ei pannud tähele või mida ei osanud eristada isegi sealt ja osa neist oli suletud veel. Ja siis on seal ümbruses vastu seda kirikut on terve hulk kabeleid, kirikuid, millest nii mõnedki olid kinni ja mõnda ma ei osanud otsida ja nii, et võib-olla 1/3 sellest ülestõusmiskirikust ma sain endale selle, nii et ma pean ikka veel mitu korda minema, et saada veelgi parem adekvaatsem pilt sellest kirikust. Nii, teine koht, mida ma tahan mainida, on üks katedraal, mida ma ka ei olnud kunagi külastanud, see on Jakobuse katedraal armeenlaste kvartalis. See on enamus aega on ta kinni, ta on avatud jumalateenistuste aegadel, aga neid on suhteliselt harva seal. Iga päev on loomulikult midagi, aga need on kas hästi vara hommikul või siis pärastlõunat lühikest aega hästi kiiresti tehtud. Aga seekord ma läksin kella järgi ja saingi sinna sisse. See on armeenlaste Jakobuse katedraal siin. Ta on niimoodi, et kui te sealt Armeenia kvartali peatänavat lähedast te peate hoolega vaatama, sest tal on suhteliselt pisikene uks. Seal on oht, et te jooksete tast mööda, arvates, et ta on mingi kojamehe uks või midagi niimoodi. Ei, lähete sinna sisse ja siis lõpuks te satute kiriku eest kotta, see on pime, seal ei ole midagi. Ja siis teil peab intuitsiooni olema kirikute leidmisest, sest seal on selles pimedas ruumis on üks eesriide, te peate selle eesriide üles leidma ja sealt eesriide taha minema, siis te jõuate sinna kirikusse sisse. Ma tegelikult teadsin ette, et neil on kell 3 on vesper ja siis ma spetsiaalselt läksin sinna vesprisse ja tõepoolest, nii nagu oli nad lubanud, oligi vesper kell 3, seal on Armeenia kvartalis on Armeenia preestrite seminar, seal olid need seminaristid ja siis oli seal Armeenia munkasid ja umbes kogudus oli umbes sama suur kui vaimulike hulki. See oli niisugune pooletunnine ilusa Armeenia lauluga, see on nagu te näete, võib-olla siin on ta on tegelikult ikkagi väga huvitava sisekujundusega, seda katedraali tasub külastada ja vaadata seda. Niimoodi ja enne Jeruusalemmast väljumist, kui me läheme Palestiina aladele, ma tahaks veel kolmandat kultuskohta mainida, mida me Joosepiga külastasime, see on väljaspool vanalinna. Kui te lähete Lõviväravast välja, siis te lähete Orgu ja siis te tõusete üles Õlimäele. Õlimäel on palju igasuguseid asju, seal on väga vana, väidetavalt kuskil 2500 aastat vana juudi kalmistu, mille kohta osa judaiste usub, et aegade lõpus ülestõusmine saab alguse sealt kalmistult, sealt hakkavad inimesed üles tõusma. Kurjad keeled ütlevad, ja, seetõttu hauahinnad on praegu väga krõbedad, te peate olema miljonär, et endale sinna hauakoha osta. Nii et miljonärid saavad esimesena ülestõusmisest osa. Lähed sealt üles, seal on Getsemane ja siis on Getsemane aed ja siis on seal veel mitmed kirikud. Te lähete ühest vene kloostrist, nunna kloostrist mööda ja siis teisest nunna kloostrist mööda ja kui te sinna päris üles Õlimäe tippu jõuate ja kui teil on head turismigiidid või käsiraamatud, siis te jõuate niisuguse kohta, niisuguse ehitise juurde. See
Kui te olete Uut Testamenti lugenud, siis te teate seda, et 40 päeva pärast ülestõusmist Jeesus läks taevasse ja kohaliku traditsiooni ja pärimuse kohaselt see taevasse minemine toimus just nimelt selle koha pealt. See oli Bütsantsi ajal rajati sinna taevasse minemise kirik. Kui moslemid tulid, siis nad rajasid sinna taevasse minemise mošee. Kiriku müüre kasutades, siin võib näha isegi Bütsantsi-aegseid elemente sellest, see on taeva minemise mošee. Jeesus on moslemite jaoks prohvet, eelviimane prohvet enne viimast ja suurt prohvetit Muhammadit. Ja seetõttu see, mida paljud asjad, mida kristlased Jeesuse kohta väidavad, usuvad, see on ka, mitte kõik, aga paljud asjad sellest on üle võetud ka islamisse. Ja islamisse on üle võetud ka Jeesuse taevasse minek ja seetõttu see taevasse minemise mošee on ka, ta on islami mošee, moslemite mošee. Aga moslemid, vähemalt sealtkandi moslemid, võimaldavad selle mošee kasutamist ka kristlastel kirikuna. Nii mošee sisemust kui ka siit ümber, näete siit, kui te hoolega vaatate, siin on näha üks altar, siin taga on päris mitu altarit, siin on süürlaste altar ja siis on koptide altar ja siis on etiooplaste altar ja siis on Kreeka ortodokside altar, siin taga niimoodi, mida ma ei oska öelda, kui tihti seda kasutavad kristlased. Ma olen selles taeva minemise mošees, tõsi, Vikipeediast te leiate selle taeva minemise kabeli nime alt, aga see ei ole päris korrektne minu arvates, sellepärast et see juriidiliselt on see mošee, see on moslemite oma. Kui tihti kristlased seda kasutavad, ma ei oska öelda, kas igal aastal on seal taevaminemishühal jumalateenistused või mitte, ma ei ole sellel ajal sinna sattunud. See on pilt siin seest, selle koha peal, see on väidetavalt see kalju, kus kohast Jeesus taevasse läks ja mõned teravama pilguga inimesed ütlevad, et nad näevad isegi Jeesuse jalajälgi seal. Minu pilk ei olnud väga terav enam. Võib-olla noores põlves ma oleks ka näinud seda jalajälgi, aga ma ei näinud. Nii, aga pöörake tähelepanu sellele, see on mihrab, see on tüüpiline mošee tunnus. See on tunnus, see on selles suunas, selle poole moslemid palvetavad. Seetõttu on see niisugune ehitise osa siin, see mihrab on tunnus sellest, et tegemist on meil mošeega. Ma ei tea, mul ei tule praegu ühtegi teist niisugust kristlaste, moslemite ühiskultushoonet meelde. Kunagi väga-väga ammu, 8. sajandil oli Damaskuse suur kirik, oli niimoodi, oli pooleks tehtud, olid moslemite pool ja kristlaste pool. Noh, Hebronis on sünagoog, Abrahami sünagoog ja Ibrahimi mošee on ühe katuse all. Meil oli sellest kunagi on juttu ka olnud seal, aga nendel on sinna vahele on tehtud niimoodi väga võimsatest raudlättidest vahesein ja kuulikindlad klaasid on sinna vahele pandud. Nii et tüli ei saaks tekkida, aga niisugust, mida mõlemad võivad kasutada, võimalik, et kuskil on, aga mul ei tule praegu meelde. Niimoodi. Kuidas? Ta on muuseum ja teda kasutatakse viimasel ajal ka mošeena. Aga kirikuna ma ei tea, et teda oleks pärast aastat 1453 kasutatud kirikuna. Aga ta on ajalooliselt olnud, jah. Noh, Hispaanias on samuti, eks ole, niisuguse, mis on erinevatel aegadel, aga korraga, et noh, ütleme, lepime kokku, meie läheme siia reedel, teie tulete pühapäeval siia
võimalik, et kuskil on, see ei ole iseenesest välistatud, aga see on niisugune, see on ülekristliku tähtsusega koht tegelikult, eks ole, see Kristuse taeva minemise pühamuu. Niimoodi, aga nüüd läheksime ära Jeruusalemmast ja nagu ma siin enne mainisin ka, et ja ma soovitan ka, et kui te satute sinna kanti ja tahate näiteks ringi uidata, üks võimalus on muidugi omal käel minna, sõita, see mingil määral on bussiliiklus olemas. Jeruusalemmast saab liinibussiga Petlemma sõita ja Ramallasse. Aga igale poole ei saa ühe bussiga, te peate kombineerima, aga mina olen niisugune vana ja mugav inimene, seal on palju firmasid Jeruusalemma kandis. Nii juutide firmasid kui ka araablaste firmasid, mis korraldavad ühepäevaseid reise mingisse piirkonda. Iisraelis näiteks Natsaretti ühepäevane reis, hommikul lähete ära, kuskil istute selle ekskursioonibussi peale, giidiga sõidate õhtuks tagasi. Ja me kaks reisi me tegime Joosepiga koos ja siis, kui Joosep lõpus noore inimesena ei kannatanud välja ja läks Tel Avivi paariks päevaks. Mina vana inimesena vanasse Jeruusalemma, siis ma veel tegin ühe reisi ka. Nii et ma natukene räägiksin nendest kolmest reisist, mis olid kõik enam-vähem suuremalt jaolt, mitte küll täiesti, aga suuremalt jaolt olid nad Palestiina omavalitsuse aladele. Ja esimene reis oli Naabluse linn. Esimene reis Naabluse linn. Naabluse linn, ma näitan kaarti peal. Naabluse linn on siin. Ta on läänekalda põhjaosas siin päris keskel või kui ma panen nüüd juudimütsi pähe, siis ma ütlen, et Samaaria alade keskpaigas. Ta on Naablus, see on see koht, mida vanas testamendis nimetatakse Seekemis. Ja seal lähedal 10-15 kilomeetrit kuskil loode poole oli kunagi ka Samaaria linn. Enne kui me asusime teele varahommikul Jeruusalemmast ühe araablasest giidiga, enne Naablusesse jõudmist me tegime veel, meil oli hommikusöök sinna reisi sisse planeeritud. Ühe vana Araabia talumehe oliivikasvataja juures, ta võttis meid vastu, kokku lepitud teatud, kelle ajal me jõuame, seal oli kaetud hommikusöök, tavaline Araabia talumehe hommikusöök, domineerisid oliivid, ta oli oliivikasvataja, teed pakuti, siis neid Araabia leibasid, mitmesuguseid rohtudest tehtud maitsepulbreid, mida sai peale panna ja nii edasi. Tema inglise keel ei olnud just kõige parem ja minu araabia keel ei ole, on veelgi viletsam kui tema inglise keel või umbes sama vilets. Aga ja selle giidi, kes oli väga intelligentne araablasest giid, tal oli praktiliselt perfektne inglise keel, ta ise tunnistas, et ta on mennoniitide keskkooli lõpetanud. See mennoniitidel, nii nagu paljudel teistelgi missionääridel Terra Sanctal on oma koole, neid koole on seal päris palju, kus õppetöö toimub inglise keeles või mõnes teises keeles. Ja oliivikasvatajad, terve perekond neid kasvatas oliive, nad kurtsid, et nad ei pääse oma oliivikasvandustele enam lähedale, sest sinna on rajatud väga tihe teedevõrk. See talu või nende elumaja oli ka niimoodi kõrgendiku peal, nii et me nägime sealt alla, tõepoolest seal oli tihe teedevõrk ja nii teedevõrgu kui ka juudi asunduste tõttu nad ei pääse oma oliivide juurte, et neid õigeaegselt koristada. Ja ma arvan, et see on üks neid valupunkte seal maal. Peale hommikusööki jätkasime teekonda Naablusesse
või vana nimega Seekemisse. See on niisugune täiesti araablaste linn, seal ei ole ühtegi juuti ei ela seal, ta on kuskil ligi 200 000, seal on väga huvitav vana linn on niisugune kangialuste labürint, mõnes kohas on need suukid, turud, aga mõnes kohas on lihtsalt kangialused. Ja siin on tõend selle kohta, et ma seal kohapeal ikkagi olin, see on selle vanalinna kangialustes. Vanalinna kangialustes. No kui te Jeruusalemmas käite seal vanalinnas, mööda neid suuke, kus on müügileti otsas, siis küllap te olete märganud vast või kui te veel ei ole läinud, siis lähete, märkate, kuidas need müüjad teid kogu aeg kutsuvad enda juurde, kuidas see niisugune ümberringi elu kihab. Ja kui te korraks jääte neid kuulama ja esimene küsimus, kus kohas te olete, ja kui te kuuleb, et Eestis, siis ta ütleb, et ta on lapsepõlvest peale eestlasi armastanud. Ja kõik need kaubad on eestlastele palju odavamad kui kõigile teistele, eks ole, et te võite tulla ostma. See Naabluse turul, Naabluse südalinnas, kus oli ka hästi palju lette, kõige vapustav, Naablust peetakse Palestiina magusa pealinnaks, nad teevad seal ikka vapustavaid orientaalseid maiustusi, mida ma sain ka nii mõningaidki proovida ja see on juba üks mõte, mille pärast minna Naablusesse, nende maiustuste pärast. Nad on tõesti vapustavalt head. Vot, aga seal on see asi, see õhkkond seal turgudel käikudes on hoopis teistsugune, keegi ei hakka sind meelitama oma poodi. Natuke tuletas meelde Iraani linnades ka. Iraani linnades on ka niisugused vanad turud, kangialused, kus ka kaupmehed ei näe vaeva eriti sind sinna meelitamisega. Niisiis. Naabluse linn on kahe mäe vahel, 2 mäge on seal ümber, 2 mäge, üks on Eebal ja teine on Gerizim. Eebal ja Gerizim, need on piiblis olemas, need on eestikeelsest piiblist võetud, neid saaks mitut moodi kirjutada, transkribeerida, ma võtsin nii, nagu nad piiblis on. Kui Joosua rahvaga on Jordani jõe ületanud ja liigub tõotatud maale, siis Iisraeli rahvale öeldakse, või seal on öeldud, et ja kui issand su Jumal sind on viinud sellele maale, mida sa lähed pärima, siis jaga õnnistust Gerizimi mäel ja needust Eebali mäel. Tänased araablased arvavad, et see Eebali mägi, Naabluse linn on seal orus 2 mäe vahel. Eebali mägi on needuse mägi ja Gerizim on õnnistuse mägi. Nii ka tänapäeva need moslemid, kes seal elavad, no suur osa neist niimoodi igatahes arvab. Ja tõepoolest, kui seal all orus Naabluse linnas seista, vaadata Eebali mäe suunas, siis mina ei näinud seal, et seal mäe otsas mingit asustust oleks. Võimalik, et seal kuskil mõne künka taga võis ju mõni küla olla, aga Naablusest vaadates palja silmaga ei näinud seal mingisugust inimtegevust. Kui vaadata teisele poole, sinna vastas olevasse Gerizimi mäele, siis seal oli maju küll, külasid küll. Ja Giid oskas öelda, et Palestiina miljonärid elavad Gerizimi mäe otsas. Palestiinlastel on oma miljonärid olemas, kes on väga edukad ärimehed olnud näiteks Lähis-Idas, tegutsedes Saudi Araabias või Pärsia lahe riikides ja nende suured luksuslikud majad olid seal Gerizimi mäe otsas. Aga teoloogiliselt ja religioonilooliselt see Gerizimi mägi on palju olulisem kui need miljonärid seal. Need miljonärid tulevad ja lähevad, aga Gerizimi mäel elavad samaarialased. Samaarialased elavad. Kes on samaarialased? Kui te olete Uut Testamenti lugenud, siis te mäletate, samaarialane oli see samaarialane, kes röövlite poolt vigastatud kaupmehe ära päästis. Samaaria naine oli see, kes andis
Jeesusele kaevul juua. Samaarialased olid olemas Jeesuse ajal ja on ka tänapäeval olemas. Me oleme varem rääkinud, aga ma nüüd tuletan meelde sellest samaarialaste lugu. Kusagil, te teate, et Saul ja tema järel Taavet rajasid Iisraeli kuningriigi. Ja Iisraeli kuningriik oli ka üks tervik kuningriik Saalomoni ajal. Aga kui Saalomon ära suri, siis tema järeltulijate ajal see suur ühtne kuningriik läks 2 tükiks. Ta läks Põhjariigiks, Iisraeli kuningriigiks, mille pealinnaks sai Samaaria, ja lõunariigiks Juudaks, mille pealinnaks sai Jeruusalemm. Ja pärast seda lagunemist 2 tükiks, Vana Testamendi põhiline lugu ongi just sellest lõunakuningriigist, Juudast. Sellest täiesti vaikides ei minna mööda Vanas Testamendis ka Põhjariigist, aga temast on seal vähem juttu, kuigi mõned Vana Testamendi prohvetid on sealt Põhjariigi prohvetid. No vot, ja siis niisugune tavaline ettekujutus on see, et teadmine, et kuskil 721-722 assüürlased vallutasid ära selle pealinna, see Põhjakuningriik hävitati ära, enamus rahvast viidi eksiili. Suguharuliselt oli see asi veel niimoodi jaotatud, et siin oli 1,5 suguharu, 2 suguharu, Juuda ja Benjamini suguharud olid siin ja ülejäänud 10 suguharu olid seal Põhjariigis. Et need 10 suguharu viidi kõik, peaaegu kõik viidi eksiili ja need on need 10 kadunud suguharu, kellest on igasuguseid fantastilisi raamatuid välja mõeldud, kirjutatud. Ja siis assüürlased tõid sinna muu rahvusest elanikke, need segunesid sinna koha peale jäänud väheste iisraellastega, Põhjariigi kodanikega ja tulemuseks oli see, et need Põhjariigi kodanikud on poolpaganad ja segaverelised poolpaganad ühesõnaga. Samaarialased, need, kes elavad Gerisiimi mäel, need ongi tegelikult selle Põhjariigi kodanike järeltulijad. Kunagi oma hiilgeaegadel üks Eesti vanatestamentlane kunagi väga ammu, ma ei hakka ta nime nimetama, aga ütles, et pärast riikide jagunemist Iisraeli ja Juuda vahekord oli umbes nagu Eesti Vabariigi ja Setumaa. Juuda oli niisugune maha jäänud pisikene riigiköks kusagil seal nurga taga, keda keegi eriti ei teadnud ja midagi tõsist ei toimunud, aga vot siin Iisraelis see oli hiirgav, see oli suurem, võimsam. Seal arenes religioon, kultuur, etc. No vot, see on niisugune hinnang, tänapäeval muidugi sellise hinnanguga enam nõustuda ju ei saa, aga jah, Põhjariik oli kunagi hiilgav, neid oli Põhjariigi 10 suguharu olid suurem rahvas kui need juudalased, aga tänapäevaks on samaarialasi jäänud näpu otsa täis. 20. sajandi alguses oli umbes 150 samaarialast ellu alles jäänud ja teadlased vangutasid päid ja ütlesid, see on lõpp. Nüüd te näete, kuidas üks rahvas ära sureb. Tänapäeval on neid kuskil umbes 900 ümber. Nii et nad on üsna sitked, nende arv on suurenenud, neil on 2 kogukonda, üks on seal Naabluse äärelinnas Gerisiimi mäel, teine grupp samaarialasi elab Tel Avivi lähedal ja ei ole näha, et nad hakkaksid välja surema. Oma religiooni loomuselt samaarialaste usund on sarnane judaismiga. Ta on sarnane judaismiga selles mõttes, et ta on monoteistlik usund. Mooses on seal väga tähtis, aga nende pühakiri,
samaarialaste pühakiri koosnebki ainult 5 Moosese raamatust. Kõik ülejäänud osa, mis on Vanas Testamendis või judaistide jaoks Taanakis, seda ülejäänud osa samaarialased ei tunnista. See on kokku pandud selles lõunariigis Juudas, mitte samaarialaste maal, nii et samaarialaste jaoks on kogu pühakiri on 5 Moosese raamatut. Neil ei ole ka loomulikult Talmudit, neil on olemas terve hulk religioosset luulet, neil on olemas vanad kroonikad, neil on olemas kommentaare 5 Moosese raamatu või Toora kohta. Aga päris pühakirja peale 5 Moosese raamatu neil ei ole. Nende tekst, nende Toora tekst, nende 5 Moosese raamatu tekst ei lange päris absoluutses mõttes kokku selle judaistide Toora tekstiga. Seal on väikesed erinevused, mis on väga huvitavad, sest nad näitavad kahte, et üks pärimus on nagu kahes eri kohas toiminud ja oma erinevat elu elanud. Üks niisuguseid märkimisväärsemaid erinevusi on see, et kui judaistide Vanas Testamendis, mis on ühtlasi ka kristlaste Vana Testament, kui seal räägitakse templimäest ja selle tähtsusest, siis samaarialaste Tooras, 5 Moosese raamatus on selle koha peal Gerisiimi mägi. See tähendab, et see õnnistuse mägi, mis on seal Nabluse äärelinnas, millest ma rääkisin, see on samaarialaste jaoks püha mägi. See on see mägi, kus Abraham tahtis ohverdada Iisakit. Vanatestamendi, kristlaste Vanatestamendi ja judaistide Toora järgi toimus see ohverdamine Mooria mäel, mis on ju tegelikult templimägi Jeruusalemmas. Samaarialaste jaoks toimus see sündmus nende juures, Gerisiimi mäel. Gerisiimi mägi on nende jaoks püha mägi tänaseni. Neil oli kunagi tempel, need on igalt poolt nuheldud, need juutide poolt enne meie ajaarvamist ja pärast kristlaste poolt ja moslemite poolt ja roomlaste poolt ja nad on saanud igasuguste tegelaste käest palju vatti. Ja see on ka üks põhjus, miks neid on nii vähe näpuotsades järgi jäänud. Aga nad siiamaani, neil on, kui juutidel pärast templi hävingut aastal 70, see hävitati roomlastel, pärast seda ei ole templiteenistust enam olemas, ei ole ohverdamist olemas. Ohverdamist Jumalale saab teha siis, kui taastatakse 3. tempel. Preestrid on judaismis olemas, aga preestrid on omal moel töötud. Samaarialastel on ka preestrid olemas. Nad kuuluvad kõik ühte perekonda, ühte suguharusse, nad on Leevi perekonnast. Iga preester, iga mees, kes sünnib Leevi suguvõsast, on juba sünni poolest preester. Kas ta tahab seda või ta ei taha, aga ta on preester. Ja samaarialased kord aastas paasapühade ajal ohverdavad Gerisiimi väel lambaid. Neid on kuskil, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ühe korraga ohverdatakse ligi 100 lammast. Seal Gerisiimi mäel, seda teevad preestrid, kes on sündinud preesti perekondadesse ja kes on siis ka perekondades välja õpetatud. Käisin seal Gerisiimi mäel, mitte päris tipuks, mitte seal, kus need pühad toimingud toimuvad samaarialastel. Neid mõnikord nimetatakse samariitlasteks, samaarialastel toimuvad pühad toimingud. Seal natukene allpool, aga seal tipu lähedal on samaarialaste küla, kus need Nabluse samaarialased, enamus neist elab. Seal on nende sünagoog olemas, seal on samaarialaste kogukonna keskus olemas, neil on seal samaarialaste muuseum on olemas ja
ja sealt lähedalt nad peavad teenistusi. Kui me siin ennem oli juttu, et judaism on nagu kahes osas rabiinlus ja karaiitlus, siis võiks öelda, et Iisraeli usund, see vana Iisraeli usund on samuti läinud kaheks haruks, judaismiks ja samaarialaste usundiks. Meil on varem ka sellest juttu olnud, ma tuletan seda meelde, et juudid on need, kes on judaismiga seotud. Samaarialased, neid ei saa nimetada juutideks. Neid saab nimetada iisraellasteks, saab nimetada heebrealasteks, aga juutideks saab ainult nimetada neid, kes on Juuda kuningriigiga seotud. Nii et samaarialased nad on juutide kõige lähemad sugulased, aga ise mitte juudid. Niimoodi. Nii, samaarialaste muuseum. Tõend selle kohta, et ma käisin seal, on see, et ma olen Samaaria ühe preestriga. Ma vähemalt tund aega mul oli rõõm temaga juttu ajada, mis oli minu jaoks vähemalt väga niisugune, mulle teadmisi juurde andev ja kogemusi. Nii et see on ta on üks nendest juhtivatest preestritest, tema vend on neil on olemas ülempreester ka ja tema vanem vend on ülempreester. Võib juhtuda, et kunagi temast saab ülempreester, aga tema on selle muuseumiga otseselt seotud. Ta on kirjutanud ka mitmeid monograafiaid samaarialastega seoses. Tõsi, minu teada ta ei ole kusagil ülikoolis õppinud, aga neil käib oma preestris. Ma uurisin ka seda, et kuidas preestriks ettevalmistamine käib, aga see on lihtsalt, et kui sa sünnid preestri perekonnas, siis need raamatud on sul kodus olemas ja on iseenesestmõistetav, et sa need läbi loed ja läbi mõtled ja nii edasi. Siit on punane müts. Kuidas? Jah, punased mütsid on preestritel ja kui nad samariitlaste preestritel, jah. Moslemi muftidel võib ka olla, sarnased võivad olla. Aga see on Samaaria preestritel on kõigil ja kui neil on oma sakraalsed talitused, siis selle ümber on veel niisugune valge lint seotud. Niimoodi. Nii, meil on varem ka olnud samaarialastest juttu ja seetõttu ma rohkem nende religioonist ei räägi ja nendest. Naabruses oli teisigi huvitavaid, religioonilooliselt huvitavaid kohti. Ma siin mainisin, et Uues Testamendis on samaarialastest juttu ka ühe kaevuga seoses, kus Jeesus tuleb läbi samaarialaste külade, sealt kandis liigub, ma siin nüüd tsiteerin seda, jõuab maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud, see on Johannes 4:5 ja järgnevad, Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile, seal oli Jaakobi allikas. Tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama, Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Ja nõnda edasi. See allikas, mida nimetatakse või kaev, nimetatakse Jaakobi allikaks või Jaakobi kaevuks. See on seal olemas, vähemalt kõik inimesed teavad, et just see kaev on see, kus Jeesus käis joomas ja selle kaevu ümber, kaevu peale on ehitatud kirik. See on idaortodokse kiriku Jeruusalemma patriarhaadi kirik. See on väga ilus, me käisime seal kirikus, see on väga ilusti korras kirik. Selle kiriku altari all on krüpt, krüptis on kaev, kus iga inimene, kes sisse astub, võib seda vett juua. See on see sama vesi, samast allikast vähemalt, sama vesi, samast allikast, samast kaevust, kus Jeesus jõi, nii et meie Joosepiga ka jõime seda vett. See oli hea, see oli hästi sügav kaev, tõesti hästi sügav kaev oli see.
ja see oli hea, karastav, külm vesi. Niimoodi. Ja siis paarsada meetrit sellest kirikust eemal, kõik on naabruse äärelinnas, on koht, mille nimi on Joosepi haud. Joosepi haud. See ei ole meie tehtud pilt, see on internetist leitud pilt. See on internetist leitud pilt sellest Joosepi hauast, kus pärimus räägib, et Joosep, see, kelle kohta Toomas Mann on kirjutanud oma peamise romaani Joosep ja ta vennad, seesama Vana-testamendi patriarh Joosep on sinna maetud. Siin on veel teine pilt, seegi on internetist leitud, see Joosepi haud peaks siin see olema. Nii. Ja kuna ma olin oma noorima poja Joosepiga seal, siis ma loomulikult tahtsin teda viia Joosepi haua juurde, sest kui talle kunagi nimi sai pandud, siis esimesena tuli ikkagi see assotsiatsioon, et see on see Vana-testamendi Joosep, mitte Uue testamendi Joosep. Aga kui me nüüd selle värava juurde jõudsime Joosepiga, siis see värav on kinni. See värav on kinni, seal on aastakümneid, võib-olla 100 aastat on tülid olnud, see on kohalikud moslemid austavad seda paika, on tülid olnud, on lausa laskmiseks läinud juutide ja moslemite vahel ja praegu on ta suletud. Seda kohta kultuskohana kasutavad ümbruskonna juudi asunduste, eriti ortodoksed juudid, mitte need haredi juudid, kes käivad mustades karvastes mütsides ja on omal moel veidrad, need sinna kanti ei satu, vaid need on need ortodoksed juudid, kes arvavad, et erinevate judaistlike gruppide vahel üks oluline erinevus on see, et need haredi juudid, kes elavad teatud piirkondades Jeruusalemmas näiteks ja nende teoloogilise arusaama kohaselt, kui Messias tuleb, siis ta annab kogu Iisraeli tagasi Iisraeli rahvale ja kehtestab kõik asjad. Ortodoksed juudid arvavad, et ei, me peame ise selle maa enda kätte võtma, siis alles saab Messias tulla. Ja nende teoloogilised arusaamad on väga erinevad. Need nii-öelda ultraortodoksed juudid, kui te Jeruusalemmas näete erariietes meest, kellel on püss kaasas, siis ta on üsna suure tõenäosusega ortodoksne juut. Sest seal juudi asundustes on erinevad grupid, on ortodoksed juudid, on need, kes ütleme agressiivselt püüavad seda maad enda juutide kätte saada selleks, et Messias tagasi saaks tulla. Aga seal asundustes elavad ka need, kes on lihtsalt sellepärast läinud sinna, et see on odavam elu seal. Odavam elu, lihtsam elu kui mujal. Nii et see on suletud, aeg-ajalt tulevad, kui on õige puhk, siis tulevad need ortodoksed juudid Iisraeli kaitseväe kaitse all, tulevad siia oma teenistusi või palveid pidama. Ja lõpuks naabruses me külastasime veel ühte kohta, mis on ka üsna huvitav koht. See on Balata põgenikelaager. See on palestiinlaste põgenikelaager, see on üldpilt sellest laagrist, kuskil umbes 15 000 inimest elab seal, kõik on moslemid, seal kristlased seal ei ela. Me kohtusime selle laagri juhtkonnaga, saime seal ringi käia, saime küsimusi esitada.
neil on oma, ta ei ole administratiivselt osa naabluse linnast, ta on täiesti iseseisev institutsioon, nagu need põgenikelaagrid on, iseseisvad institutsioonid. Ta on üle 70 aasta vana, ta ei ole enam telklaagri, ta sai alguse telklaagrina, aga ta on arenenud niimoodi linnalikuks, see on nende koolimaja, põgenikelaagri koolimaja. See on üks pooljuhuslik pilt nendest majadest, nad elavad üsna kitsastes tingimustes. Me saame üsna pikalt rääkida nende inimestega, selle juhtkonna liikmetega ja mis minu arusaam on see, et neil on spetsiaalne ideoloogia. Neil on spetsiaalne ideoloogia nendel elanikel seal. Ideoloogia seisneb, see erijoon seisneb selles, et see aeg, kui me saame tagasi minna oma kodudesse, on lähedal, see on reaalne aeg, see ei ole mitte abstraktne mütoloogiline aeg, kunagi aegade lõpus pöördume oma koju tagasi, vaid see on see aeg, me ootame seda aega, et me saame reaalselt minna tagasi oma kodudesse, kus meil kunagi kodud olid. Ja see on ka selleks teguriks või faktoriks, miks nad ei integreeru ühiskonda, miks nad ei lähe maailma, ei jätka oma normaalset elust, nad ootavad seda aega, et neile tuuakse tagasi see endine kunagine aeg, mis oli rohkem kui 70 aastat tagasi. Siin tasub öelda selle peale, et sel ajal, kui 70 aastat või rohkem tagasi tehti need Palestiina põgenikelaagrid, tehti ka Iisraelis juutide põgenikelaagrid, sest umbes sama palju või tegelikult isegi natuke rohkem juute põgenikke tuli islamimaadest. 850 000. Umbes jah. Palestiinlasi oli kuskil umbes üle 700 000 väidetavalt. Juutide laagrid olid ajutised. Mitte kauges tulevikus, inimesed lihtsalt sulandusid Iisraeli ühiskonda. Loomulikult ka need juudid, neil oli nostalgiline igatsus oma kodukohtade järgi, kus need esivanemad olid sajandid, aga juutide vaade oli, pigem võiks öelda tulevikule. Kas ei ole niimoodi, et juudid tulid ju Araabia maailmast, nad tulid Iisraeli, neil ei olnudki nagu seda unistust, et me lähme tagasi koju. Seal oli mitmesuguseid asju, seal oli... Nad olid sunnitud ju lahku. Nad olid sunnitud lahku, palestiinlased võib ka öelda, et olid sunnitud lahkuma, aga palestiinlased siiamaani loodavad seda võimalust, ühesõnaga, ja nad on omal moel kannatanud, seal on 3. põlvkond, need juhtkonnad, jah. Küsiksin seda, sest minu meelest on see nagu, need, kellest me praegu räägime kui palestiinlastest, eks ole, need olid ju Iisraeli araablased. Jah, sealt kandi araablased. Kes lahkusid, eks ole, siis kui algas see iseseisvussõda. Ja kellele ütlesid need vallutajad või nagu Iisraelit nagu ründavad araablased, et põgenege ära sealt järgmine, et te saate tulla tagasi. Ja, ei, ma ütlen, aga neil on see lootus. Ja siis nemad lahkusid, eks ju. Nad lahkusid ise, sest nad lootsid, et nad tulevad tagasi, kui juudid on väljal. Sest see oli just seesama selle Araabia nende ründajate ideoloogia, et juudid ajame sealt kirema ja siis te tulete tagasi oma kodusse, see on see nakka ideoloogia. Ja, aga see ideoloogia püsib siiamaani. See püsib siiamaani, need inimesed siiamaani mõtlevad selles kontekstis, et me läheme varsti tagasi sinna. Sest Iisrael kaob, see on seesama see nii-ütelda... Jah, aga seal on see, kui ma olen õigesti, kui nende näiteks kooliõpikuid vaadata, siis ma kardan, et seda ideoloogiat on aidanud tublisti elus hoida ÜRO. Ja ÜRO laiemalt, eks ole. Ja see on minu oletus, võib-olla seal on, ma ei tunne neid detaile kõiki, neid õpikuid ma ei ole läbi vaadanud, eks ole, ja kõik, aga kui see oletus on vähegi õige, siis on ÜRO teinud suure karuteene. Aga seda väidetaksegi, et just nimelt see koolist saabki alguse seesama vaimsus,
hakata ehitama oma elu. jah, aga nüüd ma pean edasi minema, sest ma pean bussi peale tormama varsti. nii, ja lõpuks viimane reis, mis mul oli päris lõpus Jeerikost läbi Petlemma Jeerikosse. Jeeriko on siin mitte väga kaugel Jordani jõest. Siin selle koha peal sellest Geneetsareti järvest Surnumerre voolab Jordani jõgi. Jordani jõe ääres on Jordani org. See on see reis Jeruusalemmast siia Jeerikosse Jordani äärde, see oli läbi Juuda kõrbe. Juuda kõrb on iseenesest väga vapustav. Juuda kõrb on see punane ala siin ja mul on siin mõned fotod internetist või Joosepi tehtud fotod Juuda kõrbest. See on kollane pind, aga see ei ole liiv, vaid see on kivikõrb. Seal liivatorme ei ole, aga on tolmutormid, võivad küll olla seal. Siin on veel see sõit läbi Juuda kõrbe oli niisugune vapustav, meeldiv elamus. Ja see on Jordani jõgi. Jordani jõgi selle umbes väidetavalt selle koha peal, kus Jeesus ristiti. Joosep leotab oma jalgu seal jões. Sinna jõudes muidugi ette oli teada, et see on pisikene jõgi, aga et ta nii pisikene jõgi on, nagu te siin pildi peal näete, see oli ka ikkagi üllatus. Ma lootsin, et ta on suurem, et ta ei saa ju nii pisike olla. See voolu hulk, mis siin läbib sekundis, peaks olema kuskil 6 kuupmeetrit. 6 kuupmeetrit selle jõel. Ta on palju suurem kui näiteks minu lapsepõlve Pääsküla jõgi, kus on 0,5 kuupmeetrit sekundis. See on ikka palju suurem, aga võrreldes Emajõega, mis on 70 kuupmeetrit, on ta ikkagi pisikene oja. Ta on kunagi palju võimsam olnud, aga see Jordani jõe org täies oma pikkuses, ta on niisugune ideaalne põllunduse arenduspiirkond. Ja üks toiteallikas on seal olnud vanast ajast allikad, üldse veeallikad selles orus, aga neid kasutatakse suures osas igasuguste puu- ja juurviljade kasvatamiseks. Nii araablaste kui ka juutide kasvandused on seal olemas ja kõige kuulsamad on muidugi Jordani oru datlid. Neid peetakse maailma kõige paremateks datliteks. Ma ei ole Eestis näinud, kas neid siin müüakse, aga nii. Ja siis me käisime Jeerikos. Jeeriko linn iseenesest on väike araabia linn. Jah, kui Joosua sinna jõudis, siis selleks ajaks oli Jeeriko vanuseks 6,000–7,000 aastat. Kui te lähete praegu Giza püramiidide juurde, siis nende vanuseks on 4000 aastat või natuke rohkem. See tähendab, et Joosua ajal Jeeriko linn oli palju vanem kui meie ajal need kuulsad Egiptuse püramiidid. See on üks neid linnu, mis pretendeerivad maailma vanimateks, on päris mitmeid, aga Jeerikol on üsna head šansid saada. Ja mis ta veel, ta on ilmselt maailma kõige madalam linn üldse. Ta on 260 meetrit alla merepinna. Nii et selles osas ta vist tal konkurenti ei ole. See on Kiusatuse klooster. Traditsiooni järgi see mägi oli koht, kus kurat kiusas Jeesust. Ma ei hakka seda kohta siin ette lugema Uuest Testamendist, küllap te leiate ise üles ja väidetavalt selles kloostris, see on idaortodoksne klooster, seal elab üks munk tänapäeval ja seal on kabel, kirik ja kabel ja kabelis on kivi, mille kohta teatakse öelda, et Jeesus istus sellel kivil, kui kurat teda kiusas. Nii, aga nüüd ma pean ära lõpetama. Mul oli veel 3. reis Surnu mere äärde.
aga see on nii väike, noh, seal ei ole, Surnumeri on teatavasti kõige soolasem meri, kõige järv, kõige madalam, üldse ta on 400 meetrit alla merepinna ja kohalike asjatundjate sõnul on ta väljasurev järv, nii et kui te tahate veel Surnumeres käia, suplemas, ujuda seal ei tohi, aga supelda võib. Mina sulistasin seal jalgu ja siis kiirustage enne, kui ta täiesti välja sureb. Ja ma täna lõpetaksin siia oma jutu. Nii et kohtumiseni järgmisel aastal ja siis läheme oma programmiga Süüria juurde tagasi. Ja